Tere ka minu poolt, mul hea meel näha teid üsna rohkearvuliselt täna siin Orissaares ja ma mõtlesin, et võiks alustada kuidagi sellisel arusaadaval teemal. Haldusreformist on räägitud väga palju ja päris täpselt keegi ei tea, kuhu me selle protsessiga välja jõuame. Aga ma käisin täna hambaarsti juures ja siis mulle millegipärast tundus, et neid kahte asja võib väga omavahel võrrelda. Võt kui inimene jätab omal hambad hooletusse, siis varem või hiljem hakkavad nad valutama. Ja mida kauem nad hooletuses on, seda rohkem see hammas meile haiget teeb. Ja see, kui me arvame, et see iseenesest üle läheb, ei lähe iseenesest üle. Arsti juurde tuleb minna varem või hiljem ja siis on juba väga valus. Loomulikult on olemas ka selliseid abivahendeid, üks tuimestav süst näiteks, ja mis siis valu vastu ikka kõige paremini aitab raha. No riik on ka selle valu, mis need hambaravimised tekitavad, selle peale mõelnud, need summad on üsna suured ja järjest suuremaks lähevad. Selle tuimestava süsti mõju varem või hiljem läheb ikkagi üle, pärast võib veel valutada, aga vähemalt on lootus see, et see hammas on teil siis terve, juhul kui ta muidugi suhu alles jääb. Nii ehk teisiti. Aga nüüd siis meie tänaste külaliste juurde ja kui alustada siit minu vasakult käelt, siis tere tulemast Maire Forsell, Leisi Lapikoja omanik. Võib plaksutada. Pöide volikogu esimees Marina Treima. Saue vallavalitsuse Lääne-Harju ühinemisläbirääkimiste koordinaator Kadri Tillemann. Ja Lindvart OÜ juhataja endine Orissaare volikogu esimees Kristjan Kana, tere. Tervist. No võib-olla alustakski väikse sellise tutvumisvooruga, et olge kenad, öelge teie arvates, miks meil on seda haldusreformi vaja või sõltuvalt teie arusaamast, miks meil teda vaja ei ole. Maire. Ma arvan, et sellega on nii, et mõnel vallal on vaja ja mõnel ei ole vaja. Et kui vaadata haldusreformi eelnõu, siis see peaks justkui suurendama valdade võimekust. Selles ma olen nüüd üsna veendunud, et raha muidugi see ühinemine väga palju juurde ei anna, vähemalt mitte personalikulude arvel, seda on Läänesaare valla näitel juba näha, et töökohtade arv valla valitsuses ei vähene. Aga võimekus on, mina täna näen, et ainukene asi ongi selline kompetents ja võimekus, et väikestel valdadel on natukene raske endale inimesi leida. Aga mul on muidugi oma arvamus, kuidas neid ka leida saaks, kui need vallad ei ühineks, aga ma võib-olla pärast räägin. Kuuleb huviga. Nii, palun. Miks meil on haldusreformi vaja? Ma arvan, et see on suuresti tingitud eelkõige sellest, et meil on jäänud inimesi vähemaks meie maapiirkondades. Ja seega on ka meil jäänud vähemaks ka seda võimekust, millega oma elu korraldada. Nüüd, nagu juba eelkõneleja ütles ka, et millises piirkonnas ja kui suurel määral seda reformi läbi viia, on muidugi teine küsimus. Kui nüüd tulla konkreetselt meie Pöide valla juurde, siis ma arvan, et meile on seda vaja teatud tingimustel ja meile on vaja muudatust, see on minu isiklik seisukoht, ja ma loodan selle haldusreformi käigus ja selle foonil, nii ka me püüame ka neid muudatusi mitte ainult esile kutsuda, nendega kaasa minna ja leida enda jaoks see parim võimalik viis, kuidas see meie jaoks mitte ainult kasulik ei oleks, vaid võib-olla ka viiks ja arendaks meie elu edasi. Aitäh, Kadri! Aitäh, ma muidugi nõustun kõige sellega, mis öeldi. Minul on väga isiklik veendumus sellest, et haldusreformi on vaja, sest minule lihtsalt isiklikult väga meeldib omavalitsus. Et mulle nad lihtsalt väga meeldivad, ma olen eluaeg nendes töötanud ja omavalitsustasandil saab teha väga kihvte asju. Ja see on just selle asja juures mõnus, et see kõlab küll nilbelt, see sõna nagu subsidiaarsusprintsiip, aga tõsiselt me oleme inimeste lähedal ja see on väga vahva, et saab igasuguseid asju teha, mis sa kohe näed, et see võib inimestele korda minna. Ja selles osas tõesti, et miks need omavalitsused peaksid tugevamad olema, minu vaates, et minule väga meeldiks teha veelgi kihvtimaid asju või vähemalt, et seal oleks inimesi, kelle jaoks neid teha.
Ja isegi see, mis meie täna Lääne-Harjumaal teeme, Saue vald, kes neid läbirääkimise eest veab, meil on üle 10 000 inimese, oleme seal Tallinna kõrval, otsest nagu puudust käes ei ole, aga sellegipoolest me näeme, et me saame hakkama ja keskmisest paremini, aga me tahaks nagu veel vingemad olla, et loomulikult me ei pea kuskilt mingist latist, kõik ühesugusest latist üle hüppama, aga ma usun, et see on see tahe, mis meid täna kõiki kannustab nii omavalitsustes, vähemalt osasid edumeelsemaid, ütleme nii, ja riigiisasid ka ja emasid. Kadri, tuleb üks lisaküsimus ka veel, äkki te räägite ära, kuidas te Saaremaaga seotud olete? Saue valla kogemus on kahtlemata äärmiselt huvitav, aga teil on ka Saaremaaga väga tihedad seosed. Ja esimene omavalitsus, millega ma kokku puutusin, oli Kingissepa linn, kus ma sündisin, et ühel hetkel ta muutus Kuressaareks, minu identiteeditunne sellest ei kannatanud, ma olen siiamaani, ma arvan, suhteliselt hea vaimse tervise juures ja eks ma ikka Saaremaal teinekord käin ja lõpetasin siin kooli, nüüd ma olen muidugi sellises diskreetses eas juba, et vähem kui pool elu elasin Saaremaal, aga päris tükk aega. See on väga tore, aitäh, Kristjan! Jah, väga raske on siia juba midagi lisada juurde, et siin on väga, väga hästi asjad kokku võetud, aga täna on meil sisult Saaremaa suhteliselt killustunud sellisteks väikesteks osadeks, kus tõesti on see, et elanikkond väheneb ja mis kindlasti on ka üks probleem, on see, et ma arvan, et täna me ei suuda enam paljudes omavalitsustes moodustada pädevat volikogu. Et kui me suudaks selle Saaremaa ikkagi panna ühte tervikusse, ma arvan, meil on võimalik saada oluliselt pädev volikogu ja need otsused ei oleks nii võib-olla piirkonnakesksed, aga nad arvestaksid, ütleme, Saaremaad kui tervikut. Et see on täpselt sama, et kui me täna oleme kuskil vallas, eks ole, siis me tunnen, et me oleme seal valla elanikud, aga nii kui me sõidame praamiga üle mandrile, oleme kohe saarlased, eks ole. Et siis me tegelikult ju olemegi üks juba, et praegu ongi minu selline formaalne piir, et kogu elu käibki juba vaikselt ümber Kuressaare, et ega ma ei näe mõtet, miks peaks olema neid väikseid omavalitsusi veel siin. Aitäh, suhteliselt iga valgus. Ma mõtlesin, et vähemalt keegi ütleb ka, et ei, et absoluutselt seda jama ei ole vaja teha, kõik peab minema nii edasi, meil oleks vähemalt tekkinud natukene kirgegi, aga ei, suureks vaidlemiseks vist ei lähe. Täna on üks oluline sündmus ka valitsusel vastu võetud hea võimalus küsida Riigikogu liikmelt Kalle Laanetilt, mida siis valitsus täna lõppude lõpuks ära otsustas ja mis see tähendab nüüd kogu selle protsessi oleviku ja tuleviku osas? Tere õhtust minu poolt ka. Et mis see valitsus otsustas? Otsustas ta seda, et esmaspäeval peaks saabuma haldusreformi eelnõu Riigikokku ja ma arvan, et ka see tänane üritus on selles mõttes ajaloolise tähtsusega, et samal ajal on sattunud, et kui valitsus otsustas, jõudis konsensusele, moodsa sõnaga öeldes, ja täna on Orissaares esimene arutelu, mis läheb helisse ja pilti, siis see ongi ajalugu, ma arvan, ühel hetkel. Aga järgmisest nädalast peaks haldusreformi eelnõu siis tõesti olema Riigikogus ja maanduma põhiseaduskomisjoni liikmete laua peale. Minul on tänasel päeval õigus, kohustus ja vastutus seda komisjoni juhtida, et me üritame nii kiiresti kui võimalik ja nii aeglaselt kui vajalik seda eelnõud menetleda, aga me loodame, et me saame suve alguseks enne jaanipäeva ta menetletud, see on selline lootus. Aga mis siis täna tegelikult lisati sinna kompromisside käigus, et kui omavalitsused, mis on suuremad kui 11 000 elanikku, siis boonusraha pandi pool juurde, kui varasemalt oli 250 000, siis nüüd võiks olla see 500 000. Ja üks selline mõte tuli veel juurde, et kuidas see täpselt välja nägema hakkab, ma ei kujuta küll hästi ette, aga et kui ühinevad maakonna suurused omavalitsused või omavalitsus, siis saab olema maakonna suurune, siis tuleb sinna veelgi lisaraha juurde või moodsa sõnaga öeldakse, et eelistatakse seda piirkonda investeeringute tegemisel. Nii et kui Tõnis võrdles haldusreformi hambaarsti juures käimisega, siis ma ei tea, mis etapp see on, et kas see etapp, et tuleb hambaarsti juurde minna, on siis täna valitsuse otsus või ma ei tea. Nii et hindame see küsimus. See on see seis täna. Ma ei tea, kas see tegi intrigeerivamaks või mitte, aga lähme edasi. Ma arvan, see võib olla see hetk, kus sa oled hambaarsti juurde suutnud endale järjekorra numbri saada. Et see võib-olla on see. Nii, aga me pidime täna rääkima natukene identiteedist, sest mis tegelikult kogu selle protsessi juures meid väiksemaid valdu
on võib-olla pisut ära hirmutanud või nendes väiksemates valdades elavaid inimesi, et kõik see juhtimine kaob kuskile kaugele ja nad on osa ühest suurest organismist ja see neile ainuomane või see, mida nad on omaks pidanud ja millisena nad on end ette kujutanud, et see kuidagi lahustub selles suures ja üldises. Et hakkame võib-olla sealt Saue vallast peale, et no seal Tallinna lähedal, no seal võib-olla see asi ei ole nii kriitiline, et noh, seal on see pealinna identiteet lehvib üle piiride niikuinii. Seal ei ole kaotada midagi, seal ongi kõik üks ja suur juba varsti. See on nii ja naa, ilmselt ja see identiteedi taust on pisut teine seal Tallinna taga, et me oleme neid uurinud ka erinevate uuringutega. Kui ma varem olin seotud Keila vallaga, siis kui me küsisime, et noh, kellel te ennast tunnete, siis väga vähe inimesi ütles, et ma tunnen, et mina olen Keila valla inimene, ikka pigem eestlane või kes siis oli edumeelsem, arvas, et ta on eurooplane, aga küll, aga meil on näiteks üks väike vahva linn, Saue linn, ja nemad on küll oma linna elaniku ja linnakodaniku staatuse üle väga uhked ja näiteks meie hiljutine ühinemisküsitlus näitas, et ei, nemad neid maainimesi küll nagu endaga kampa saada ei taha. Et seal põhjuseid on muidugi teisi, ma usun, et seal ei olnud ainult identiteedi küsimus, aga see on jah nii ja naa, aga minu jaoks tegelikult see on kogukondlik identiteet ja administratiivne juhtimine on absoluutselt kaks eri asja, et samamoodi, kui ma ka juba ilmselt olin Kuressaares gümnaasiumis käisin, siis ma tundsin ennast täieõigusliku Kuressaare kodanikuna, saarlasena, aga mitte kui üsna vähe huvitas toona, kus see linnavalitsus asub ja kas ta juhib siis veel tükikest Kaarmat või oletame kas või Nasvat, seda küll tollel ajal täna ei juhtunud, aga see ei ole niivõrd selle identiteediga seotud, mis südames nagu nii-öelda võiks olla. Küll aga tuleb tõesti maandada neid ääremaastumise hirme, et tõesti need inimesed, kes kuskil siis keskusest kaugemal mingeid teenuseid vajavad, et nende eest tuleb siis nii-öelda hoolt kanda. Et need teenused ei jääks kaugele ja siin on tõesti mitmeid võimalusi, et saarlased siin vaatavad tõsiselt kuuldavasti osavaldade poole, meie Lääne-Harjus otsustasime, et meie nende osavaldadega ei tegele. Mõtlesime välja väga peene haldus- ja teenuskeskuste süsteemi, kus siis inimesed neid teenuseid võiksid saada, mis nad omavalitsuselt saada tahavad. Kristjan, te olete juhtinud Orissaare vallavolikogu mingil ajal, no sellest nüüd kahju ei hakka, et Orissaares enam vallakeskust võib-olla ei ole mingi aja pärast? No ma endalt isiklikult võin öelda, et ma absoluutselt ei tunneks sellest puudust, et nägud nii ettevõttina lähtun ikkagi nägud nii tervest Saaremaast kogu aeg, et ma ei... Pigem ongi võib-olla see, et mõnes asjas hakkad nagu ise nagu endale piirama, et Orissaare vald nüüd vaatad, kuhu midagi nagu teha, eks ole, et see jääks nagu valla piiriga. Et võib-olla arendaks inimesi võtta laiemalt mõtlema, et sa ei piirdukski ainult selle oma vallaga ja mis puutub sellist nagu ääremaastumist. No selge on see, kui külas jääb inimese väheks, siis ühel hetkel buss lakkab sinna sõitmast, et ei ole lihtsalt mõtet. See on protsess, mis meil täna käsil on ja kui meil elanikkond vananeb, siis ei ole mitte midagi teha lihtsalt. No nõukogude ajal oli selline termin nagu kolkapatriotism, kas täna see viisakas identiteet on mõtteliselt umbes sama või teie arvates? Tundub pigem jah, et kui palju inimesed tegelikult leiavad oma tee sinna vallamajja selle mõne aasta jooksul keskmiselt, et ma ei usu, et see on väga suur. Et täna meil siiski on, kui meil on vaja näiteks pangas asju ajada, me peame ikka Kuressaarde sõitma, kui me tahame arsti juurde minna, lõpuks me peame ikka Kuressaarde tee. No mingite asjade pärast tuleb sõita Pärnusse, mingite asjade pärast tuleb sõita Tartusse, mingite asjade pärast tuleb sõita Tallinnasse, nii et Kuressaare on suhteliselt hea variant veel tegelikult. No absoluutselt, nii kaua kui seal veel teenuseid pakutakse, eks ole, saame Saaremaal hakkama. Nii, Pöide vallast jääbki üks kolgas siis järgi, jah? Jumalast ja riigist unustatud ja üllatud paik, mida keegi ei tea. Kui me räägime identiteedist, siis minul isiklikult ei ole, me võiksime üldse küsida, mis on siis, milles seisneb meie Pöide valla elanike identiteet. Vaat väga huvitav. Mis asi on identiteet? Ja, mis on Pöide valla identiteet? Ja, mis on ühe konkreetse inimese identiteet, personaalne identiteet või siis sotsiaalne identiteet, et millest me räägime, et kas see, kui administratiivselt juhitakse midagi isegi kas või Tallinnast, kas see vähendab meie saarlast identiteeti? Ma arvan, see ei vähenda meie saarlast identiteeti, kui me räägime, kui me tõesti lahutame, nüüd ütleme, et midagi on administratiivset ja midagi on siis meie identiteediga seotud. See, kuidas me elame, kuidas me mõtleme, kuidas me oleme, eks. Ja kuidas me oma lapsi kasvatame, milliste väärtushinnangutega me kasvatame, mis asi on identiteet. See on meie tõeks pidades, kuidas me riietame ennast, kuidas me oma käsitööd teeme, kuidas me oma rahvariideid kanname. Kas see kannatab selle all, kui administratsioon läheb kusagile väga kaugele meist?
ma arvan, see ei ole niivõrd probleem, sellest minu identiteet ei seostu, kohalik omavalitsus ei ole see, mis on andnud minule minu identiteedi. Minu identiteet tuleb minu kasvatusest, tuleb minu kodust, tuleb minu naabritega suhtlemisest, on ju. See, kuidas me asju koos teeme, see, kuidas me asju koos üles ehitame, sealt tuleb minu identiteet. Nüüd, aga mis puutub nüüd omavalitsust ja administratsiooni, siis ma arvan, probleem pigem suurde minna või näiteks anda kogu otsustamise õigus hoopis Tallinnale, on ju? Meil ju koondub kõik Tallinna ümber. Probleem on hoopis selles, et me tahame kaasa rääkida, me tahame ka otsustada, me tahame ka olla osa sellest, et öelda, mis sobiks siia või sinnapoole ja et meid märgatakse, me tahame olemas olla ja see olemas olemine on seal, kui me saame kaasa rääkida. Ja sellepärast mina ei ole ühendvalla, ma pean kohe välja ütlema, et kui intriigi kohe alguses ei tulnud, siis ma võin ju selle tekitada. Oleks palunud küll. On ju, eks? Mina ei ole ühe suure valla poolt, aga mina olen Ida-Saaremaa poolt näiteks. Sest ma saan aru, et meie identiteet siin Ida-Saaremaal, meil on väga palju ühist, me juba praegu teeme väga palju koos Orissaarega ja Laimjalaga ja kultuuris ja spordis ja hariduseski, eks, meid ühendab üksjagu palju asju. Nii et ma ei karda meie identiteedi pärast, aga ma tahan väga säilitada või vähemalt ma tahan hea seista selle eest, et meie inimesed, kes on motiveeritud, kes tahavad veel kaasa rääkida, et nendel oleks see võimalus. Kui meil läheb kogu otsustamine, no ütleme, Tallinn oli liialdus, on ju, läheb Kuressaarde. Kui palju meie saame kaasa rääkida, kui palju see motiveerib meie inimesi, et me saame kaasa otsustada, on ju, olulistes küsimustes. Kui palju on huvitatud näiteks Kuressaare elanik, kui palju ta elab kaasa sellele, mida meil Pöides tehakse. Vaadake, kui me olime siin alguses, ma küsisin teie käest, kui tihti te meie Pöide valda ikkagi satute, kui palju te meist teate, kui palju huvitub Kuressaare elanik Pöide valla elanikust. Ma tean, teil on Kõrkvere on teil olemas. Meil on Kõrkvere isegi olemas, jaa. Kus on kauplus isegi ja mis pidi küll olema rohkem selline sotsiaalhoolekande koht, see on see peaaegu, 2 sammu enne maailma lõppu on kohe see Kõrkvere, eks ole. Teile tundub, et me elame maailma lõpus. Ongi, loomulikult. No näete, just ütlesite, ma küsisin, miks te meile ei tule. Sellepärast kujutage ette, tund aega edasi ja tagasi, kui palju, tund aega tulen teile, tund aega lähen tagasi, kui palju ma kaasa kaotan ajas, on ju, ja mis see mulle maksab, ja siis ma ütlesin, aga see on parim argument. Ja te ütlesite, teil ei ole ka suuri uudiseid, et on ainult mõned pisikesed. Aga mis on uudis? No, ma ei tea. Uudis on juba see, et me saame veel... Uudistest me võime rääkida Lääne-Saare vallast. Kuni Ida-Saare vald ei ole veel tekkinud, näed, teil ei ole veel valda, teil pole uudiseid ka, eks. Palun, ärge segaga mu jutule vahel ja laske ma lõpetan, on ju. Tahtsite intriigi üle sajada, no? Jaa, aga intriig ei tähenda seda, et me ei lase üksusel lõpetada, on ju. Me räägime sellest, et teie leidsite, et on kaugele tulla. Meil on täpselt samamoodi kaugele minna, on ju. Mulle meeldib väga hästi, kui ma lähen Orissaarde, ma saan oma teenuse kätte siin. Miks ma peaksin Kuressaarde minema, kui me elame siin kandis? Otsustamise tasand on minu jaoks kõige olulisem. Ja see, et me suudaksime oma inimesi motiveerida, et nad oleksid huvitatud kaasa rääkima. Me aktsepteerime seda, meid on 900 inimest Pöide vallas. Ma aktsepteerin seda, et meid on võib-olla liiga vähe ja meil ei pea iga 8 kilomeetri tagant olema vallavalitsus või iga 900 inimese kohta vallavanem, kes otsuseid vastu võtta või täide viib, ütleme, või volikogu 10-liikmeline. Me võime ka selle 5000 peale teha, on ju? Aga meil peab jääma võimalus, et me saaksime kaasa rääkida. Nii et ma arvan, identiteet ei kannata, sest seda ei ole mulle omavalitsus andnud. Seda on andnud minu vanemad, seda on andnud minu esivanemad, traditsioonid. Ja seda ei saa ka keegi ära võtta teilt. Seda ei saa mitte keegi ära võtta. Isegi suur ühine ühisvald. Aga suur ühine ühisvald saab ära võtta minult huvi ja võimaluse kaasa rääkida. Vot seda saab teha suur ühine vald, kahjuks. Sest lihtsalt emotsionaalselt, me ei saa olla nii pragmaatiliselt ja öelda lihtsalt, meil on tegemist administratsiooniga, meil on tegemist inimestega, kes tunnevad midagi, kellel on emotsioonid. On ju? Ja kui me ei suuda inimesi emotsionaalselt kaasa kutsuda või kaasa kiskuda või neid motiveerida, siis nad kaotavad huvi, on ju? Aga meil on oluline, sest elu koosneb mitte ainult pragmaatilisest mõtlemisest, elu koosnebki emotsioonidest. See teebki elu rikkaks, on ju? See annab mulle, see on kõige olulisem, mis mulle tervise annab, positiivsed emotsioonid, see, et ma olen huvitatud, see, et ma olen naabrist huvitatud. Me räägime tihti, ei ole kasulik ühineda. Kas kasu on ainukene motiiv, miks me midagi teeme? Meil Pöide vallas on praegu mõistlik ühineda Ida-Saaremaa valdadega. Mitte kasulik, eelkõige.
Kasu ei ole alati esimene argument, mille peale peab asju tegema. Me teeme elus väga palju asju, millest ei ole kasu. Kas ühised talgupidamised on kasulikud või? Ei. Mitte materiaalses mõttes, aga emotsionaalselt küll. Väga olulised. Kui naabrid tulevad kokku, teevad mingi töö koos ära. Kas see on endale kasulik? Ei, see rikastab elu. Kõige olulisem elus on suhtlemine, suhted. Nii, no kui kasulik meil see tund aega siin täna välja kukub, sellest me saame teha otsuseid hiljem, aga nüüd teie naaber ei ole veel sõna saanud identiteedi ja muude paljude põnevate teemade asjus. Kuidas sellega siis on teie arvates? Vaadake, on olemas selline asi nagu paikkonna identiteet. See ei tule perekonnast kaasa, nagu siin eelkõneleja rääkis. See tulebki paikkonnast kaasa. Ja kui ma nüüd tooksin sellise näite, kui ma kuulsin, et Leisi tegi ettepaneku Pöidele ja Orissaarele. Mul on piinlik öelda, ma olen 9 aastat Leisis elanud. Mu esine mõte oli, et oi, kui Pöidesse tuleks vallakeskus, kuhu poole ma pean sõitma. Piinlik, ausalt, väga vabandan, aga ma olen Pöides käinud elus ühe korra kirikus. Mu mees viis, aga ma olen nii kehv orienteeruja, et ma ei tea, kus Pöide üldse asubki. Ja mida ma tahan identiteediga seoses öelda, et siin on ühinemisega on 2 poolt, on emotsionaalne pool ja ratsionaalne pool. Minu emotsionaalne pool, Leisi vald on tugev vald, väga tugev vald. Kuna ma olen ka teistes valdades elanud ja kuna mul on ka teiste valdadega kogemusi, siis kui ma juhtusin sinna Leisi 9 aastat tagasi maja ostma ja nägin, millised inimesed vallavalitsuses töötavad ja mida nad teevad ja kuidas nad meid kaasavad, ma olin tohutult tänulik, et ma just sinna sattusin. See oli tegelikult juhus. Ja kui nüüd mõelda selle peale, et see vallavalitsus kaob ära, siis meie vald on olnud selline väga oma pere, väga tugev kogukond, aga seda kogukonda on tõesti tänaseni väga suures osas hoidnud püsti vallavalitsus. Nemad on korraldanud terviseraja, koristuse, kevadised koristused, jõulupeod. Meil on kultuurimaja, kindlasti palju rolli võtab kultuurimaja, mis asub küll Pärsamal, mitte Leisiseks endale, aga vallavalitsus on olnud absoluutselt see number 1 võti seal, kust helistatakse näiteks ja öeldakse, et kuule, sa tegeled selle asjaga, kas sa ei taha sinna konverentsile minna, no mida iganes, sest inimesi tuntakse. Ja kui ma mõtlen nüüd emotsionaalse poole peale, siis minu jaoks see on nagu selline oma pere natukene lagunemine. Et vaadake, nii nagu umbes selline tunne, et kui näiteks Kuressaares oleks või kuskil mujal kaugel oleks see vallavalitsus, siis isa oleks justkui kodust ära, justkui oleks Soome tööle läinud, eks, et ta on olemas, eks. Aga ta ei ole nagu füüsiliselt kohal. Ta ei ole enam see turvatunde tagaja, mis ta siiani on olnud. See on nüüd selle asja emotsionaalne pool. Ja sellest sinna ei ole midagi parata. See tõesti on. Ja ratsionaalne pool on siis see, mis ütleb, et jah, me paneme rahakotid kokku, meil ei ole küll selle võrra raha rohkem, sest raha tuleb teatavasti teenida, eks ole, et see, kui sa 3 kotti paned ühte kokku, ei tee seda raha juurde, eks. Aga meil on see summa nii-öelda korraga võtta suurem, eks ole, me saame siis otsustada. Aga seal minu arvates tuleb väga põhjalikult siis läbi mõelda üldse seda reformi tehes just nimelt sellele, et kuidas ikkagi need siiani väga aktiivsed keskused, nagu kas või Leisig, eks ju, et nad ei jääks tegelikult kõrvale. Ja mina sellist jupikaupa ühinemist tegelikult ei poolda. Sellepärast, et jah, ma olen Orissaares lapsena palju käinud, Pöidet kahjuks ei tunne, aga et kui nagu me 3 praegu näiteks ühineme ja keskus ei jää Leisi, siis minu jaoks ei ole vald mitte läinud nagu suuremaks, või ta on läinud nagu kuhugi ebamäärasesse kohta. Et Saaremaa on piisavalt väike selleks, et võiks tegelikult olla ainult 1 Saare vald ja ongi kõik. Selge, aitäh! No ma küsiks nüüd Läänesaare valla identiteedi säilimise või mitte säilimise kohta. Kus seal Lümanda vallas endises identiteediga praegu lood on? No tervist kõigile. Ma võin nii palju öelda, et ma olen tegelikult ju pärit Tartust ja ütleme, kui siin Marina Treima ütles, et kodu ja annab see identiteedi sulle, et siis et minu identiteet on siis ilmselt seotud küll rohkem Tartuga, aga viimased aastad olen elanud Saaremaal ja ma ei saa küll öelda, et see siin elatud aeg ei oleks mind rohkem nüüd sidunud Saaremaaga või et ma ei ole sukeldunud sellesse kohalikku sellesse omapärasse ja olen väga päri Marina Treima jutuga praegu, et kui ma alguses enne ühinemist
arvasin samamoodi, et ühtne Saaremaa võiks olla päris hea mõte, siis tänane kogemus ütleb seda, et milleks siis üldse vaja neid valdade ühinemisi on. Ma olen nüüd rohkem mõelnud selle peale. Et ühest küljest kõige olulisem, miks meie tahtsime kellegagi ühineda, nagu ka ilmselt teised väiksemad vallad, et tulubaas, mis meil puudus. Me ei suutnud tegelikult, meil ei olnud enam investeeringuteks absoluutselt mitte mingit raha. Kogu selle valla mõte oli see, et kuidas sa suudaksid eksisteerida üldse, kas suudad oma kooli, lasteaeda ülal pidada ja lõppkokkuvõttes ka maksta palka vallaametnikele. Praegune seis on see, et me ühinesime 3 valda, 2 sellist, meie kõige vaesem vald, siis võib-olla Kärla natuke rikkam vald. Me saime niisuguse rikka peigmehe, kes aitab nagu siis meid sellest majanduslikust olukorrast välja, aga on tekkinud hoopis teised ohud, mida ei osanud ennem näha. Üks nendest ohtudest on see, et sellises väikses vallas on just nimelt see väikse kogukonna kokkuhoidmistunne ja just see on väga positiivne, et seesama vallavanem või valla ametnik tunneb peaaegu igat inimest. See on väga oluline pool selle asja juures. Suures vallas tekkis hoopis teine küsimus, et kuigi ma ise olin seal ühes komisjonis, mida ilmselt olete lehtedest lugenud, et kuigi ma üritasin ja olengi mõelnud kogu aeg, et selle uue valla mõtetega, et ei ole enam piire nende valdade vahel, siis ikkagi isegi seal komisjonis on erinevatest eelmistest valdadest inimesed koos ja natukene ikkagi üritatakse seda investeeringuid suunata rohkem sellesse oma eelmisesse piirkonda. Aga see võib-olla ajapikku kaob. Aga mis on väga nagu negatiivne pool on see, et kui ennem ei olnud erakondlikku sellist survet, siis praegu tekib juba selles väikse, me ei ole ka mingi veel väga suur vald, 7000 inimest, natuke üle 7000, et on tekkinud juurde niisugune asi, mida enam ei olnud, et erakonnad hakkavad mängima olulist rolli, mitte see kogukondlik selline vajadus valla juhtimiseks, vaid erakondlik, ma ütleks nii, et ma võrdleks seda, et erakonnad on nagu ususektid, et enam ei mõelda kogukonna huvides, vaid mingid teatud erakonna suundades, mis on vajalikud nende üldises pildis, kas mingiks Riigikogu valimisteks või presidendi valimisteks või mida iganes. Nii et mis on siis valdade jaoks oluline? See tulubaas ja ma praegu leiangi, et riik läheb väga mugavat teed mööda selles mõttes, et kui seatakse ette sellised präänikud, et 5000 siis saad nii palju, 11 000 saad nii palju, et siis nagu topeldatakse. Et kui praegu oli nii, et väiksematel valdadel tehti siis riiklikud toetused, et kes ise hakkama ei saanud, siis maksti mingi osa riigi poolt juurde, siis on tegelikult riigi seisukohast vaadates väga mugav, et kui 2 vaest valda liituvad rikkamaga, siis kaob ära nagu 2 valla toetuse vajadus ja siis sisuliselt riigi jaoks läheb see omavalitsuste ülalpidamine palju odavamaks. Ja see on tegelikult selline kahe otsaga mäng, et selle kohaliku, selle uue suurema valla tekkimisel oluliselt selle valla jaoks ju tegelikult tulubaas ei muutu. Et küll inimesi tuli küll juurde. Aga mida ma ütlen, et valdade ühinemist kindlasti on vaja, selles mõttes, et mingid 800 ja mingi 1000 ja 2000 elanikuga vallad lihtsalt ei suuda eksisteerida just puht majanduslikel põhimõtetel. See on see asi. Aga mis puudutab ühte suurt Saaremaa valda, siis ma ikkagi praegu olen ka juba mul on tekkinud selline tunne, et Marina Treima jutus on väga tugev mõte sees just selle koha pealt, et enam ei ole, see on nagu hoomamatu see, et kus kohal see vallavalitsus on nii kaugel kuskil, need inimesed, kes sinna valitakse, sinna volikokku, enam ei teagi, kus asub mingi ääremaa ja see on see küsimus, et on positiivseid ja negatiivseid külgi ja ongi. Aitäh! No on ju väidetud seda ka, et ega tavalisel vallakodanikul palju tal sinna vallamajja siis nii väga asja on. Mitu korda ta seal elus käinud on
et võib-olla tal ei olegi seda vallavalitsust ega vallavanemat seal käe-jala juures vaja. Teised vaidlevad jälle vastu, et selle vallaga ja vallavanemaga on nii nagu tuletõrjega, et me ei kutsu teda ju iga päev koju, meile piisab sellest teadmisest, et ta on olemas ja kui meil teda vaja on, siis me teame, kus ta on ja mis numbrile helistada. Ma võib-olla nüüd kohe ei haaku sellega, mille te sisse juhatasite tasapisi, aga ma lihtsalt tahtsin öelda, kuna see oli korra üleval, et härra Kalle-Laan ütles nii ilusti, kuidas kõiki neid suuri summasid muudkui suurendatakse ja ma lihtsalt väljendan oma isiklikku tunnet seoses sellega. Minu meelest on see nii kui teate, tulumaksumäära vähendati omavalitsustelt, on ju. Siiamaani ei ole seda suudetud taastada. Seda raha ei ole. Meile pakutakse nagu andke mulle andeks. Samamoodi ka vallavanematele, et maksame nii palju, volikogu esimeestele maksame nii palju. See ei ole nagu aus. Need on need valuvaigistid, millest jaa, aga meil ei ole neid valuvaigistid vaja, meil on vaja elada, meil on vaja tervislikult elada, aga mitte antibiootikume võtta ega valuvaigistid, on ju. Nii et see mõtteviis üldse, kuidas meile lähenetakse, mina ütlen ausalt, ma lihtsalt tahtsin oma isiklikku arvamust avaldada selles suhtes, nii et ma leian, et see ei ole viis, kuidas toimetada. See ei ole aus inimeste suhtes. Ma olen väga nõus Marinaga, see on äärmiselt ohtlik, et kui ma täna kuulsin, et nüüd anname lausa 500 000, siis see tundub selline, andke andeks, nagu labane või. Mis mõttes sa annad meile nüüd praegu selle suure raha ja arvad, et me oleme nii lollid, et me nüüd raha pärast ainult seda teemegi või, et esimene number 1 on ikkagi sisust vaja rääkida, sisust. Mind isegi imestab natuke, et kust need suured rahad äkki tulevad, et kui enne pole neid olnud, siis nüüd nad äkki on, eks ole, et nüüd on just kohe tagataskust võtta, et suurendame see 250 500 peale, eks. Ma saan aru, see nüüd kiirendab, eks, aga oht ongi just nimelt selles, et nüüd hakataksegi rabelema. Nüüd teeme ruttu ära, sest muidu me jääme rahast ilma, teised kõik saavad ja me jääme nii kehva olukorda, eks, aga kas see on siis sisuline töö või? Ja see raha saab ju väga ruttu otsa. No, absoluutselt. Kadri, kuidas seal Harjumaal nende asjadega on? Kas raha on motivaator piisaval määral või on see üldse mõistlik lähtuda kogu selle protsessi puhul niivõrd raha keskselt? No, ilma rahata me ei saa midagi, loomulikult see on oluline, aga meie kontekstis nüüd ühekordne ühinemistoetus ei ole kindlasti määrav. Et Lääne-Harju ühinemisprotsess algas juba enne seda, kui tänane valitsus tööle hakkas ja kui me analüüsime oma pikki finantsprognoose seal Tallinna kõrval, siis need summad, millest me räägime, paratamatult meie saame rääkida erinevat saarlastest sellest, et meie rahvaarv siiski pigem kasvab, keskmine brutotöötasu kasvab, et selles osas ei ole see nii-öelda ühinemistoetus meie nagu niivõrd määrav, aga meie ei ole nagu riigi poole vaadates niivõrd kriitilised ja me ei tahaks üldse seda meie-teie nii-öelda, see teatud mõttes on, ma olen eluaeg töötanud oma valitsuses ja tõesti vahepeal on nagu selline tunne, et need, kes on riigi ametites ja ministeeriumites töötavad, nad ongi seal selleks, et omavalitsejaid kiusata ja et nad ei laseks neid üldse neid kihvte asju teha. Aga tegelikult see niimoodi ju ei ole ja inimesed ei tunneta seda ammugi mitte niipidi, et selles osas meie elame väga ikkagi nii valitsusele kui Riigikogule kaasa, et nad jõuaksid selle riigireformiga siiski nagu ühele poole. Ja tänasel hetkel need meetodid niisugused, nagu nad on, et eks on siis täpselt see, milles on jõutud kokkuleppele. Loomulikult me unistaks ka, et me kohe küpsetaks valmis selle kõige parema tordi, mis üldse on võimalik, aga täna meil on juba aeg on see, et me peame kõigepealt enam-vähem maitsma eelroa ära saama, siis küll tuleb põhiroog äkki, siis saame kõik koos magustoite süüa. Et selles mõttes, et see tegelikkus on täna selline ja kui me nüüd sealt ütleme, et see eelroog nagu eriti nagu ei maitse, et viige see minema, et siis ühel hetkel suremegi nälga ära, et see oleks ka pisut kehva lugu. Loomulikult seal on nüansse, mida kritiseerida ja kui ma nõustan üle Eesti omavalitsusi, et kes siis ka tõesti on tulnud laua taha, et tahavad ühineda ja hakkaks nüüd nagu pihta, siis ma eile ütlesin ka, et nad on nagu stardijoonel, aga nad just ootavadki seda, et mis distants see on ja kui palju jooksma peab ja mis see kontrollaeg on, et kes need võitjad on. Aga sisuliselt ma tõesti nagu nii kriitiline ei ole ja seda reformi on püütud ju teha ühte teistpidi ja ega need Eesti omavalitsused ei ole ka mingi kerge kamp. Meid on seal üle 200 koos ja me omavahel ka kuidagi kokkuleppeni nii väga hästi ei saa, et aeg-ajalt ikka keegi tuleb ja paneb siis sellele vastutavale ministrile jala taha, et ma arvan, et see on nüüd see koht, kus me võiksime üritada kõik ikkagi kokku hoida, aga konstruktiivne kriitika loomulikult igal juhul. Ma annaks vahepeal Kristjanile ka sõna, küsiks hoopis ühe teise numbri kohta, see sama 5000 ja 11 000 elanikku ühinenud vallas. No, seal on ju väikene nüanss ka, et kas need 5000 on keskmises vanuses 70 pluss
või on seal mõni töötegija ja nii-öelda maksutulu teenija ka, et tegelikult need numbrid ei näita ju mitte midagi, te ettevõtjana peaksite väga hästi teadma, kuidas nende rahanumbrite lugemisega tegelikult on. No just see ongi tegelikult, et elanikke nagu on, aga samas kui vaatada tööturule, siis tegelikult nagu tööturul väga ei olegi enam midagi, et kui me täna teeme sellise väikese Ida-Saare valla, eks ole, kas me siis 10 aasta pärast hakkame siis uuesti seda sama teed läbi käima, et mitu korda me seda teeme, kas me lähme jupa või teeme kohe ära, elame selle üle ja elu läheb õnnelikult edasi, sest selge on see, et seda on vaja teha, et nii nagu jätkata enam ei saa, et ei ole mõistlik lihtsalt enam niimoodi jätkata, et mina selles suhtes ei tunneta küll, et miks peaks vaheetapi tegema, et kui teha, siis üks kord, et ma olen pigem seda meelt, et pigem teha vigu, kui jätta asjad üldse tegemata, et vigadest on võimalik õppida ja kui ei tee mitte midagi, siis ei saagi aru, et kas see oleks mõistlik olnud või mitte, et mina olen igal juhul nagu selles suhtes üks Saaremaa ja on nagu kõik otsustatud, et kõige lihtsam. Ma selle raha kohta veel ütleks seda, et see, mulle paistab ta selline, me teame ju, et riigis on näiteks see probleem, et teatud kontingent kehvasti toime tulevaid inimesi sünnitavad lapsi, et saada ema palka. Mina tunnen ise ka muide ühte sellist perekonda, täiesti isiklikult olen nendega rääkinud ja sellepärast nad 3. lapse tegidki. Ja need on seda tüüpi inimesed, kes lahendavad hetke probleeme ja pikas perspektiivis nad ei mõtle sellele, et mis pärast siis saab, see lõpeb ära, eks. Täpselt samamoodi on see ühinemise toetus, et minu arvates just seal see oht natukene, muidugi tore, et raha antakse, et siis saavad ju maal vallad korraga ühe hea sutsaka, eks ole, et see on ju tore, et riigi käest selle raha siis niimoodi kätte saab, aga see just, et siis see sisuline pool võib kõrvale jääda ja ainult selle raha pärast tehaksegi, et see on täpselt sama oht seal. Aga mida ma tahaksin öelda selle reformi kohta, et meil on ju vaja tegelikult tervet riigireformi. Riik saab täna aru, et kuna elanikkond, eks ole, väheneb, siis midagi tuleb siin muuta. Nüüd aasta on, eks ole, see praegune valitsus olnud peaaegu, nüüd siis saadakse aru, et ka maksusüsteemi tuleb muuta. Ja ma tahaksin õudselt kutsuda inimesi üles riigimehelikkusele, ma ei näe riigimehelikkust, et kui ma vaatan kas või Läänesaare valla kaklemisi, neid muidugi, mis ajalehest paistavad, eks, et ma ei tea, kui palju seal vahtu on ja kui palju seal on tõde, aga et umbes nii, et IRL nõuab abivallavanema kohta või, et kui sa kõrvalt vaatad neid kaklemisi, siis sa näed, et asja nagu aetakse asja pärast. Et miks ta seda kohta tahab ja mida tal siis plaanis on seal koha peal teha sisuliselt, seda ei räägi nagu mitte keegi. Aga kohta oleks väga vaja ja sinna oleks vaja see panna tööle ja sinna oleks vaja see panna tööle. Et selline nagu oma kasu paistab väga palju välja nendest asjadest ja minu meelest see tuleks nagu täiesti kõrvale jätta. Sest olgem ausad, Eesti on äärmiselt pisike ja kallis riik ülal pidada, eks. Ja ehk te panite tähele, et eile avaldati, Teabeamet avaldas raporti, mis on suht erandlik, et sellist asja üldse avaldatakse, eks. Ma ei ole viimase 6 aja jooksul pannud raadios, Vikerraadiot kuulan iga päev tähele ühtegi päeva, kus see räägitakse sõjast, ma ei taha kedagi hirmutada. Aga energiakriis ja sõda, need on 2 asja, millega me peame arvestama. Ja kui me nüüd teeme seda haldusreformi ja samas ei tee maksureformi, ehk siis ei taga seda, et inimesi tuleks maale juurde. Ma toon ühe näite, Rootsis hakati sama probleemiga tegelema 90ndate alguses. 89. aastal loodi Rootsis selline organisatsioon nagu Hela Sverige ska leva, ehk siis kogu Rootsi elagu. Ja seda finantseerib valitsus, see on riiklik organisatsioon ja tema ainuke eesmärk on see, ükskõik mis vahenditega tuua maale rahvast juurde. Ja ma kuulasin alles sel nädalal selle praeguse juhi endise kommuunivalitsuse esimehe ühe naisterahva intervjuud ja ta ütles seal niimoodi, et mitte kunagi ei saavutata seda, et linnastumisprotsess täielikult lõpeks. Aga kui me ei oleks Rootsis nüüd juba üle 25 aasta teadlikult töötanud maapiirkondadega ja sellega, et sinna tuleks ettevõtjaid, sellega, et sinna tuleks inimesi juurde, siis me ei tea, mis seisus me üldse täna oleksime. Et see ei juhtu iseenesest, seda tuleb riigi tasandil otsustada ja miks, sest julgeoleku tagatis on see. Meie väike inimene täna
kriisiolukorras. Mina küll ei tea, kuhu ma pean jooksma, kui ma Lasnamäel elan või Mustamäel, eks ole, kas kuskil on seal varjendid või kui vesi otsa lõpeb või mis iganes, eks ju. Et me peaksime olema selleks valmis, et kui me räägime siin NATO lennukite aina rohkem sisse toomisest, valmisolekust, siis jah, palun, riik on justkui valmis, aga rahvas ei ole ju valmis. Et see on asi, mis tuleks nagu otseselt minu meelest haldusreformiga siduda, et ilma selle üleüldise pildita, kuidas nagu ikkagi neid inimesi, kes tahavad maale kolida, mitte keegi hakka ju sundima neid, kes ei taha, aga neid, kes täna tahavad, aga nad ei saa, et nendele luua ikkagi rohkem võimalusi, see on võimalik maksuerisustega näiteks teha. Kalle, mis sa sellest arvad? Mida sa konkreetselt silmas pead? Kuhu jutust? Tsiviilkaitse. Tsiviilkaitse, ma ütleksin selle peale kindral Laaneotsa sõnadega, et te unustate ära, mis sajandid elate, et mitte keegi ei ütle teile raadios maha, et nüüd alustame sõda ja siis tulevad Vene tankid üle Narva piiri, et tegelikult see käib hoopis peenemalt, et see hübriidsõda käib ju kogu aeg. Et aga ma olen Mairega selles mõttes nõus, et eks me peame rääkima asjadest ja kas see peaks olema üks haldusreformi osa, see on nüüd nagu teine küsimus. Aga mis ma tahan öelda, et ma olen sellega 100% nõus, et me peaksime vaatama tervikuna, kuidas me siis oma Eesti riigiga hakkama saama. Et haldusreform on esimene etapp, 14. aprill, me teeme Riigikogus esimese oluliselt tähtsa riikliku küsimuse niinimetatud riigireformi küsimustes. Me mõistame seda riigireformi väga erinevalt, kes näeb riigireformi all, ma ei tea, pensionide tõstmist, kes näeb riigikaitset, tegelikult me peaksime suutma kõigepealt ära sisustada selle mõiste, et mis see riigireform on. Mina isiklikult näen seda selliselt, et me peaksime mõtlema, et kuidas me siis tänapäevaselt suudaksime seda Eesti riiki juhtida, me saaksime hakkama. 2020 kaovad eurotoetused ära, mis me siis teeme? Nii et need küsimused on tegelikult tunduvalt laiemad, et võib-olla korraks peatun Marina sõnavõtul, et ma olen sinuga absoluutselt nõus, kõik, mis puudutab emotsioone, kõik seda suhtlemist ja seda on ääretult palju vaja, see millega pärast meie globaliseerumas maailmas on kadumas. Ma arvan, et see tänane üritus siin on kindlasti üks see, mis aitab sellele kaasa, et seda oleks rohkem, aga ka kas või seesama talgu näide, nagu sa tõid, see ei ole ainult mitte suhtlemine ja üksteise lähedus, vaid sellega suudetakse teha ka suuri asju. Nii et igal asjal on nagu kaks külge. Ja kui me võtame selle niinimetatud raha külvamise haldusreformi võtmes, siis tahame või taha, siis riigimehelikkust on järjest vähemaks jäänud. Ja kui seda riigimehelikkust oleks, siis seda haldusreformi ei oleks arutatud 20 aastat. Nii et me peame mingil ajahetkel mõtlema, et kuidas saavutatakse eesmärgid ja milliste vahenditega, minu arvamus. Aitäh, kui me nende inimeste juurde korraks veel jääme, siis minu meelest ka, mis meil Saaremaal on praegu kõige olulisem, kõige suurem probleem, see, et meil jääb inimesi järjest vähemaks ja vähemaks. Nii, ja kehastudes nüüd pisut korraks skeptikuks, siis üks Saaremaa, üks vald. Kuidas see aitab lahendada seda meie kõige tähtsamat probleemi, et kas siis, kui meil on Saaremaa üks omavalitsus, kust meil siis need inimesed juurde tulevad või kuidas see tagab selle, et meil neid inimesi vähemaks jääb? Kas on kellelgi head mõtet? Palun. Väga konkreetne mõte, mida me oleme ka Kallega muidu arutanud ja ühe tubli seltskonnaga siin Saaremaal. Vaat see on nüüd asi, mis minu arvates võiks olla riigireformi osa. Töö olemus on tänapäeval muutunud ja need tööd, mida täna inimesed teevad ja mille jaoks Eestil on kompetentsi, on tegelikult väga suures osas seotud IT-valdkonnaga ehk teenuse ekspordiga. Ja näiteks Saaremaal on täna olemas konkreetne poiss, kellel on väga suur mõte ja kellel on eesmärgiks tuua siia väga suur hulk töötajaid. Ja see on seotud IT-valdkonnaga. Et seda võib olla raske mõista, aga kui riik teeb koostööd, kui riik saab aru, et see on meie võimalus ja näiteks teeb mingisugused soodustused, kas või väljaspool Tallinnaks maakonnakeskustesse selliste ettevõtete loomiseks, näiteks mingi, ma ei tea, sotsiaalmaksu laed, neil on suured palgad ju, siis toovad need inimesed maakondadesse väga palju raha sisse ja jah, nad ei ole kõik eestlased, tõesti ei ole.
Üks nendest, kes meie seltskonnas siin alles hiljuti oli, kellega me seda ideed arutasime, võtab täna tööle 4 inimest, ta elab Saaremaal, tal on ka IT-ettevõte ja nendest 4-st 2 on välismaalased, 2 on eestlased. Ehk siis, et see on haritud välistööjõud ja ilma selleta ilmselt me toime ei tule. Ja kui siit nüüd edasi mõelda, siis see idee, millest me siin nädal-paar tagasi rääkisime, mida Kalle ka teab, see tooks sisse väga, tähendab, me ei räägi siin 100 töötajast, me räägime siin 1000, võib-olla isegi rohkem. Ja kujutage ette, kui maakonnakeskuses on selline ettevõte, talle on ehitatud hoone, tal on lippav internet, eks, ja ta teeb seda tööd, mida saab pakettidena müüa ükskõik millisesse maailma, nurka maailmas. Siis need inimesed, kes siia elava tulevad ja seda tööd tegema, esiteks nad maksavad makse, teiseks nad tarbivad meie teenuseid. Saaremaal näiteks kaoks ära see hooajalisuse mure, et restoranidel ei ole talvel käivet ja nii edasi, eks. Ja kui nüüd keegi imestab, et kes see tahab Eestisse tulla, siis ma arvan, need inimesed, kes on maailmas palju ringi liikunud, ei imastaks selle üle iialgi. Eestis ei pea käima mask ees, sest õhk on nii saastatud, eks Tallinnas muide vahest peab. Et see, kuidas välismaalased näevad Eestit, saart seda enam veel, eks Saaremaad, see on tegelikult paradiis. Need võimalused, mis siin on, see puhas vesi, see puhas mets ja loodus, meil on maad, meil on kõik olemas tegelikult. Ja kui me võtame suuna sinna, et me müüme seda oma kompetentsi maailma, täna registreerivad need samad inimesed, eestlased oma ettevõtteid ju mujale maksusüsteemi tõttu. Ka moedisainerid registreerivad näiteks Inglismaale, ma tean konkreetselt 2 maksusüsteemi tõttu. Et kui me need inimesed tagasi saame oma ettevõttega siia hoopis tegutsema ja nad müüksid siis ekspordiks, siis me jõuamegi lõpuks võib-olla sinna välja, et jah, osadel inimestel ei olegi enam tööd, sest neil ei ole tänapäeva tingimustele vastavat või tänapäeva nõuetele vastavat kompetentsi enam. Las nad saavadki siis kodaniku palka. Ja nii ongi, et siis saab selle arvelt seda maksta. Et see on minu meelest selline suurem visioon, mille poole võiks liikuda. No nii, esimene aplaus. Kas see tähendab siis seda, et me selles suures reformimises oleme võib-olla mingid sellised sisulised asjad tegemata jätnud, et me praegu ainult joonistame neid kaarte, liidame elanike numbreid ja räägime rahanumbritest? Seda peab ka tegema ju, eks ole. Me oleme 20 aastat tegelenud sellega, aga mingid olulised asjad on ikka veel nagu tegemata. See puhttehniline asi tuleb niikuinii ära teha, eks, aga Eesti riik ei pääse sellest probleemist või sellest küsimusest, mida teha, kui meil mõne aasta pärast on poole vähem töökäsi, eks. Et sellest me niikuinii ei pääse sellest probleemist ja ma tean, et eestlased justkui immigrante väga ei armasta, eks, aga kui me näiteks minu teada on Kuressaarest 2 mustanahalist juuksurit, keda mitte keegi ei vihka, need on mehed muide, eks. Et kui me näeme, et need inimesed õpivad ära eesti keele, nad integreeruvad siia ühiskonda, nad on haritud, IT-valdkonnas ei saagi ilma töötada, eks ole üldse, siis ma ei usu ka, et see immigratsioon, selline tööimmigratsioon oleks üldse mingiks probleemiks Eestile. Nii, aga räägime nüüd sellest ka, et kuidas siis ikkagi praegu veel iseseisva väikese valla hääl jõuab tulevikus selle suure valla suurte juhtideni. Kuidas te seda ette kujutate, et mismoodi see siis välja nägema hakkab? Võib ju juhtuda nii, et Suur-Saaremaa valla volikokku ei valita mitte ühtegi praeguse Pöide valla inimest. Võib juhtuda, isegi võib juhtuda, et mitte ühtegi praeguse Orissaare valla inimest ei juhtu sinna saama, sest linnale lähemal ja linnas on palju toredaid inimesi, tublisid inimesi, keda kõik teavad ja keda kõik tahavad kangesti valida. Mis te siis teete seal Pöides ja endises Orissaares? No eks see valimiste teema on kindlasti selline, enamus peab otsustama, eks ole, mis selle maksurahaga tehakse, et ega väga ei kujutakski ette, et ühisvalla sellisesse volikokku saab näiteks 1/3 Orissaare inimesi, eks ole. No selle vastu on välja pakutud ju see niinimetatud osavalla või ükskõik, kuidas me ta nimetame, osavalla idee. See ei ole lahendus, teie arvates? See võib mingil hetkel olla lahendus, aga kas see siis, kui palju siis ütleme, kui juhtubki nii, et saabki Orissaarast, eks ole, 1 hääl, eks ole, et kui palju see siis reaalselt tegelikult ikkagi muudab midagi,
et küsimus, et kui suur tuleb see volikogu. Ja jutt on olnud mingi 38-39, eks? Et kindlasti, ma kujutan ette, suur enamus saab sinna volikokku ikkagi linnast ja linnast ümbritsevad vallad, kust paraku ongi enamus Saaremaa elanikkonnast. Et kas me siis hakkame kvootidega jaotama seda, et kas peaks hakkama? Ma arvan, et see ei ole mõistlik. Pöide vallale enam enne selle. Jaa, ei, ma saan täiesti aru teie küsimusest ja minu mure kohe sellega kaasas muidugi. Ja võib-olla ei saagi ja võib-olla ühtegi ei saa. Ja ei olegi, kes seisab meie huvide eest. Sel juhul me peame ainult siis usaldama kuressaarlasi, et nad on huvitatud meie piirkonna arengust ja et me ellu jääksime ja et me välja ei sureks. Ma ei näe, mismoodi. Ma näen küll. Palun. Kuulge, meil on Riigikogu, 101 inimest. Kas nad on kõik Tallinnast või? Aga miks nad ei ole Tallinnast? Tallinn on ju kõige suurem. Saate aru, eks? Et see, kuidas me oma valimised korraldame ühes suures vallas, näiteks kui Saaremaa on üks vald, siis siin on ringkonnad. Siis tuleb lihtsalt kehtestada ringkonnad ja ringkonnamandaadid, nii nagu on üle-eestilised valimised ja ongi probleem lahendatud. Selge, niimoodi isevoolu teed ei saa minna, et ongi üks suur vald, näiteks üks terve praegune maakondeks ja siis me muretseme, kui kõik on sealt, eks. Ei, nad peavad olema igalt poolt. Täpselt samamoodi nagu Eesti riigis on nõutud, et on läänepiirkond, on igalt poolt on meil Riigikogus esindajaid, eks. On küll Riigikogus meil esindajad igalt poolt, aga millegipärast regionaalpoliitika on selline, et maa sureb välja. No ikka nad seisavad, no vaadake Kallet. Ei, ma saan aru, et ta käib kogu aeg ja aitab siin inimesi. 2 inimest, eks? Jah. Ei saa öelda, et nad midagi ei tee. 3. Tegelikult. 2. Täiesti ütleme juhtega elanud, eks ju, Raivo aeg veel, eks ju, nii edasi. Nii, 101-st 2. 2 on. Mis nad seal siis teevad, need ülejäänud 99 vastu? Nad ei saa ju. 3 on, keegi ütles. Me oleme rääkinud siin väga erinevatel teemadel ja minu arvates on ikkagi võti nendes samades inimestes. Ei sõltu sellest, et kuidas me neid kastikesi tõmbame, ei sõltu sellest, et kuhu me piiri tõmbame. Kui me jagame ka ringkonnaks näiteks Saaremaa, kui palju me ringkondi teeme, me ei saa vallapõhiseid ringkondi teha, eks ju. See tähendab seda, et ikka on alati risk olemas, et näiteks kui üks ringkond on näiteks Laimjala, Pöide, Orissele, siis ma väga ei usu, et kui sealt on proportsionaalselt igalt poolt valitud, eks ju. Et eks päeva lõpuks on ikkagi võti nende käes, kes on nõus kandideerima ja kellele hääle antakse. Ja mõlemal juhul on see ju keeruline. Ja neid inimesi on vaja usaldada ja utsitada. Ega siis, kui ma oma näite toon ka kas või sellest, et ma olen ju elanud ka väga mitmes kohas, eks ju, kui me räägime identiteedist. Ma olen aastast 2002 käinud mandril tööl. Ma olen kogu aeg saarlane, ma sõidan iga nädalavahetus Saaremaale. Ma sõidan läbi Orissele, käin Pöidet läbi, kui mul on mure selle piirkonna jaoks, siis ma teen selle nimel tööd ja katsun omale selgeks teha, mis need mured on. Ja kui mul seda muret ei ole, siis ongi väga lihtne öelda, tähendab, et aga see ei ole mu mure. Nii et minu arvates on see võti. Kas ma tohin? Jah, palun. Me tuleme selle teema juurde, et tegemist on inimkvaliteediga, on ju? Milline on meie inimeste kvaliteet? Täna me oleme Eesti Vabariigis juba 25 aastat, eks ju, läheb ja milline on praegu see atmosfäär, mida inimesed tunnevad, kas nad tunnevad, et nad elavad väga turvalises ja hästi hoolitsetud riigis. Miks mitte, paljud inimesed kindlasti tunnevadki seda. Osa ei tunne seda, osa lahkub, osa on rahul olematu. Et me räägime kvaliteedist, me kõik alati usume, ka täna riigikogulasi ja kõiki meie parimad inimesed on sinna välja valitud ju. Eks nad on meie esindajad. Tähendab, 25 aasta jooksul oleks peale olema parim tulemus tänaseks. Me peaksime olema väga õnnelikud ja osa arvavadki, et ongi väga heas olukorras kogu meie riigi toimimine. Nii et rahulolematuseks ei ole üldse põhjust. Ja ideaalis ma, Kalle, olen täiesti nõus sellega, et iga inimene, kes valitakse, kui nad on ka kõik ainult Kuressaarest, peaksid olema niivõrd suure empaatia võimega, et nad saavad aru meie muredest siin. Kõrkvere oli meil seal, on ju, ja Keskvere. Eks võt nendest inimestest nad peaksid aru saama, mõistma, kaasa elama ja tundma, et säilitada seda elu seal. See on ideaalis. Praktikas me aeg-ajalt näeme midagi muud ja me peaksime olema ikkagi realistid.
on ju. Ja just sellepärast, et ma olen realist, sellepärast ma arvan, et ühte koondada, kus võib-olla me ei saa ühtegi häält ja me ei saa mingil määralgi kaasa rääkida ja ainult usaldada seda, et inimeste kvaliteet on nii kõrge, et nad ei unusta ära meie ääremaid, siis ma ei ole valmis selleks täna. Jep. Ma olen selles mõttes ka 100% nõus, et see kaasarääkimise õigus peaks igal juhul olema, et kogukonnad, mina olen kasutanud sõna kogukonna kogu, et on ta siis küla, suurem, mis iganes, aga see, kes tunneb ennast kogukonna, et temal on võimalus kaasa rääkida otsuste kujundamisel, et nad saavad arvamuse avaldada, et nad saavad öelda, et meil on need murekohad või meil on need positiivsed asjad, et see peab igal juhul jääma, mis iganes vormis tulevikus toimuma hakkab. Nii, no kui me oletame, et selles tulevases Suur-Saaremaa volikogus on 39 liiget, 38 näiteks on Kuressaarest ja Koit Kelder on üksinda mujalt, kuidas sa kavatsed neid ülejäänud piirkondade huve siis seal kaitsta 38 kuressaarlase vastu? Jah, ma soovitan kõigil teha väike analüüs, vaadata, kes on täna Kuressaare linnavolikogus ja kus on nende juured ja praktiliselt igale isikule võib panna sildi külge, et see on selle kandi mees ja see on selle kandi naine ja nii edasi. Ja see Kõrkvere on palju läbi käinud, et mul on üks lemmik näide aastani 2013 valimisteni oli see, et Kuressaare linnavolikogu liige ja Kuressaare linnaelanik Ants Tammleht. Et kas on meil volikogus mõni mees, kes on rohkem Kõrkvere jaoks teinud kui tema Kuressaare linnavolikogu liikmena. Ehk siis see on ka see koht, et meil kõigil on oma juured ja Saaremaa on selline, et täna Kuressaares aktiivsed inimesed, paljud on ikkagi läinud nii-öelda maalt linna. Nende jaoks on linnakas ka Kuressaare oma läheb linna, siis ta läheb Tallinnasse. Et selles mõttes on Kuressaares aktiivne seltskond on väga maine. Et ma ei pelga üldse seda, et see kuidagi ära kaoks ja Kuressaare võimu võtaks ja kui te vaatate, mis iganes ühinenud omavalitsuste valimisi, siis alati on need, kes hääli võtavad, on nii, hääled võetakse kodust, ehk siis ei ole midagi müstilist. Kuressaares on neid hääletahtjaid ja suurtes piirkondades nii palju, et seal lahustub lihtsalt see ära, et kohalikud tublid inimesed alati võidavad ja maa võidab linna, on ka näide teine. No nii, Kadri. Et minu arust see nii-öelda koore riisumine kohalikus demokraatias on üks põhjus, miks ma väga ka haldusreformi ootan. Et kohaliku poliitikana järgmine aasta ilmselt ootab ka jällegi ees valimisnimekirja kokkupanek ja olen pannud kokku valimisliidu nimekirju, erakonna nimekirju, aga siin suurt vahet ei ole umbes 5000 vallas, millest ma siis täna poliitiliselt tegutsen. Et ma tõsiselt ootan, et tekiks see nii-öelda tagamaa sinna suurem, et saaks panna nimekirja need inimesed, kes tõesti tahavad ja kui nad valituks osutuvad ka edaspidi nagu oskavad seal targasti tegutseda. Loomulikult me kutsume nimekirja väga kenad ja usinad ja toredad inimesed kogukondadest, aga teinekord juhtub seal valimiseelses hasardis, et saaks selle nimekirja võimalikult pikaks. Need kõik kenad tored ja inimesed, ega nad õieti ei taha, sa pead need käima ära rääkimas ja kui nad õnnetul kombel valituks osutuvad, siis neil ka väga mõnus ja mugav seal olla ei ole, et mina seda ei pelga, et kuidagi siis peaks see asi nii-öelda nagu lappama minema, aga mulle väga meeldis, kuidas teie rääkisite nii ilusasti Leisi vallast ja ma usungi, et sellised kas siis kogukonnakogud või kohalikud teenuskeskused või mis iganes, kuidas te neid nimetate, et selline asi igal juhul tuleb välja, et peaks Leisis olema, kui teie sellest ja ilmselt paljud teised ka nii kõrgesti lugu peate, aga sellepärast ei tähenda, et nad peavad siin oma volikogu valima, seal siis vahepeal kaklema või mitte kaklema, kuidas parasjagu välja kukub, eelarvet menetlema, vallavanemat valima, riigihankete seaduses näpuga järgi ajama, et ma usun, et nendel tulebki kõik see tore asi palju paremini välja, kui nad ei ole kammitsetud kõige selle administratiivse asjaga. Küsiks vahepeal, kas äkki on publikul tekkinud häid mõtteid või küsimusi? Nii, alustame daamidest. Mina olen Maiju Kaup. Ma olen nii vana inimene teie hulgas, et ma olen üle elanud 2 rajooni kokkupaneku, Orissaare ja Kingissepa rajooni kokkupaneku. Orissaare oli kasvav, noor ja tõepoolest väga palju siia ehitati sel ajal. Leisi oli juba vananevik, aga Leisi sai kahtlemata vähe, aga niisuguseid tülisid Leisiga meil küll ei ole olnud.
meil ei ole midagi olnud, meil oli 2 keskkooli, me olime käisime üksteisel külas, toredad üritused olid. 1959. aastal 2 rajooni liideti. Ja ma pean ütlema, et Kingissepa rajoon elas oma elu ja Orissaare muutus perifeeriaks. Meie isetegevus, millega mina kaua aastaid tegelesin, tundis seda, et Orissaare isetegevuslased pidid isegi kõrgel tasemel, isegi ministeeriumini välja nõudma, et meid üle vaadataks, et meid lubataks vabariiklikule ülevaatusele. Kallid inimesed, kes te ütlete, oi see südametunnistus lööb väga hästi välja. Ei löö. Ja sellepärast ma ütlen, kulla inimesed, teeme Ida-Saaremaa valla. Me tunneme üksteist. Me teadsime, kui Laimjalas oli, kui olid need Väikese Väina mängud. Me teadsime, mida keegi teeb. Me tundsime, Laimjalas oli üks venelanna, Nelli, kuidas ta tantsis. Meie meelest oli see tore. Pöidemehed tulid vedama köit. Me teame neid. Mina olen sügavalt selle poolt, et Muhu jääb oma ette. Ma arvan, et meie riigil on ka nii palju tarkust, et Muhul on oma paikkond. Ja ütlen veel, paikkonna identiteet on väga tähtis. Pöide piirkonnas on pöideriided, on olemas Karja-Valjala riided. Meie räägime ühesugust keelt ja annan au Leisi kauaaegsele koolidirektorile Boris Kivile, kes ütles Eesti Vabariigi keelepeistele, mida te olete lubanud. Nüüd räägib Manner, et tuttuus, see sõna on pöidelt. Tuituus, aga ometi praegu räägitakse ikka tuttuus. Saarlane seda ei tee. Elagu 2 valda, Lääne-Eesti vald, Ida-Saare vald, vabandust, ja Kuressaare linn. Vaat nii. Ja siit küsimust nagu ei tulnud, aga üleskutse oli küll. Mart, sul oli küsimus, palun. Mul ei olnud küsimust, ma tahtsin lihtsalt täpsustada üht asja, et enne unustasin ära, et kui ikkagi meedia tähelepanu on, siis hakkad kohe pabistama. Et nüüd ma tõin välja siin ühe võrdluse, et kõige olulisem pool pidi olema see majanduslik pool, mis nagu neid valdade ühendamisel peaks midagi positiivset tegema. Ja nii ka mina unistasin, et kui 3 valda ühinevad, et siis peaks olema mingi kokkuhoid, kas siis nagu inimeste arvelt selles suhtes, et näiteks, et 3 vallavanemat muutub 9 ja võib-olla raamatupidamist jääb vähemaks ja kui me ühinesime, siis oli selline kokkulepe, et me ei pea palgafondi nagu vähendama või selles mõttes, et inimeste arv ei pea vähenema, aga peab nende inimeste arvelt, kes nagu kokku tõmmatakse, saab täita mingeid selliseid vajalikke ametikohti, mida ennem lihtsalt rahakott ei lubanud, nagu lastekaitse või noorsootöötaja või midagi sellist. Siis ma täna lõin kiirelt kokku siin Lääne-Saare valla numbrid ja ütleme 2014. aasta lõpuga on siis selline seis, kus 3 valla peale kokku oli 32,35 töökohta. Ja see on nüüd, ma ei pea silmas siin need kooliõpetajad ja kultuurimajad, need on välja jäetud ainult valitsemine, ehitus, majandus, haridus, haldus ja sotsiaalhaldus, ehk siis need inimesed, kes tegelevad igapäevase valla tööga. Ja selleks kulus 283 000 eurot. 2015. aasta Lääne-Saare numbrid on siis sellised, et töötajate arv küll vähenes 30 peale 32, aga need kulud suurenesid 345 000, ehk siis juba 60 000 suurenesid ja 2016. aastaks on meil juba 35 töökohta ja kulud on 423 000. See tähendab seda, et millest peaks tekkima selline vajadus üldse siis ühineda. Et mingi idee peab ju olema, et kui nagu kokkuhoidu ei tule,
hea küll, kvaliteet paraneb ja inimeste palgad ka suurenevad, mis iseenesest on ka väga vajalik, et selge oli see, et meil lumandas lihtsalt rahakott ei lumanud ja tõesti inimesed tegid nagu üliväikese raha eest väga palju tööd. Aga mida näitab praegu sellise suurema valla tekkimine on see, et rahakott läheb suuremaks ja hakatakse laristama. See on minu arvamus. No annaks arm igale vallale sellist rahakotti, kust laristada jaksaks. Aga üks teema, mis nende reformide ja liitmiste juures on olnud ikka ka väga oluline see, et öeldakse kogu aeg, et need väikesed vallad, et nad ei jõua, ei suuda pidada üleval oma koole, oma rahvamajasid, nad ei jaksa enam oma teid korras hoida ja rääkimata sellest, et nad oleksid siis oma osalusega võimelised mingites suuremates projektides kaasa lööma. Kui palju praegu üldse on nagu selgeks tehtud, et mis asjad need on, millega see üks vald peab tegelikult hakkama saama, sest kogu aeg räägitakse, et riik peaks ikkagi väga selgelt piiritlema, mis on riigi ülesanne, mis on kohaliku omavalitsuse ülesanne. No need ülesanded niimoodi käivad tavaliselt ikka riigi poolt omavalitsuse poole, mitte vastupidi, on siis selle rahalise kattega, kuidas täpselt on. Et kas see on praegu probleem, et me päris täpselt ei ole suutnud selgeks teha või ei ole riik või kes iganes selgeks teha, et mis on ühe omavalitsuse esmased ülesanded, mida ta peab tegema ja mida ta võib teha? Mina siin ei näe liiga suurt segadust, et võib-olla lihtsalt kogu aeg asja sees olles, et kohaliku omavalitsuse korralduse seadus kirjeldab selle ära ja tegelikult kui väga tähelepanelikult seda reformiseaduse eelnõud ja selle seletuskirja lugeda, siis see jääb küll pisut sealt varju, aga tegelikult see ideoloogia on seal täitsa kenasti kirjas, et loomulikult siin ka, saatan peitub detailides, siin annatab neid veel lihvida ja täpsustada, kõik see rahastusmudel on puudu, aga kes tahab, see leiab selle tegelikult sealt väga ilusti üles, et selles mina jällegi nii väga hirmus suurt probleemi ei näe, et see ei ole päris ainult nii-öelda kaardi joonistamine ja numbrid siis 2000, 11 000 ja maakonna suurus. Ja mina isiklikult olen vahest täitsa kurb, kui seda kaardi joonistamist öeldakse, et see on hirmus halb tegevus. Et kui minule öeldakse, et näete, et need omavalitsused ühinevad, siis mina teen küll esimese asjana kaardi lahti, kui ma seda kanti ei tea ja vaatan, kus on keskus, kuhu need inimesed võiksid liikuda. Kus on pöide, eks ole. No näiteks, jah. Et igal juhul, et tasub küll vaadata, kuidas ta nagu ruumis mõistlik välja näeb ja kuidas inimesed ja kuhu poole liiguvad, et seda ei tasuks nüüd ilmtingimata peljata, et jah, et loomulikult, et siin tasub täpsustada just omavalitsuste poolt vaadates, et kui see ülesanne tuleb, siis loomulikult me alati nõuame, et õigustatult, et sellega peab rahastus kaasas käima, aga omavalitsuse nüüd igapäevatöö osas me nüüd küll liigses peataolekus ei ole, et pigem on tõesti see sama, et hästi tore näide, et see sama töökohtade loomine, see pole küll otseselt ühegi omavalitsuse ülesanne, siin ei ole ka mingid maksubaasi taga, aga kui omavalitsustel oleks nagu jõudlust sellega tegeleda, siis kindlasti seda ka tehtaks, et see ei ole nüüd mingisugune selline asi, kus nii-öelda mõni edumeelne omavalitsus, olgu ta suur või väike, ütleb, et ei, me ei taha, et me ei aita teid, aga lihtsalt need reeglina need ametnikud on niivõrd nagu hõivatud oma nende põhiülesannetega, et ongi raske siis sinna tekitada sellist kompetentsi, kes siis selle ettevõtja käe kõrvale võtaks ja aitaks tal siis mõelda, et kuidas ja kuhu ja mida teha. Kristjan, kui te olite vallajuhtimise juures, kas teil on praegu meeles ja võimalik tuua mõni selline näide, kus vald ei saanud endale ühte, teist või kolmandat asja lubada, kuna ta oli just täpselt nii väike või nii suur, nagu see Orissaare vald on, ja mingid olulised projektid jäid seetõttu tegemata või algatamata, et lihtsalt vald ei olnud suutlik? No kindlasti meil on olnud neid projekte, kus pigem on mitte selles võib-olla, et ei oleks võib-olla suutlik, vaid pigem oli suureks eesmärgiks seatud ikkagi pikka aega meil gümnaasiumi remont, mis tegelikult seatis suhteliselt kitsastesse raamidesse meid igasuguste teiste investeeringute suhtes. Kuna teada oli, et see tuleb ära remontida, kui me tahame, et siin haridust antakse edasi, siis väga ei olnud, et tegelikult meil on neid poolikuid objekte Orissares suhteliselt palju, et meil on suhteliselt lagunev sadam, eks ole, kuhu täna tegelikult vallal ei ole finantsvõimekust seda arendada. Näiteks, eks ole, samasugune objekt jällegi, et vähe on Saaremaal neid sadamaid, kus on olemas kõik esmased teenused. Et see on üks asi, see on üks värav, mis on tegelikult ära lõigatud täielikult. Ja te näete suures ühisvallas mingeid lahendusi nendele probleemidele kaasarvalt? No ma olen enam kui kindel, et suure ühisvalla huvi oleks ka Orissaare sadama kindla arendamine, et absoluutselt.
et ka riigi poolt on ju tegelikult võimalus taodelda teatud määral toetust, aga Orissaares jääb see kindlasti oma osaluse taha. Nii. Jah, selle ettevõtluse kohta ma tahtsin öelda, et ettevõtjad reeglina ei ole seda tüüpi inimesed, keda saaks mõni vald või keegi teine käe kõrvale võtta. Kui sa selline oled, siis sa ei ole tegelikult ettevõtja. Et ma arvan, et õudselt oluline oleks kõigil aru saada, et riiki ülal pidada ei saa mitte kuidagi teisiti kui ettevõtlust arendades. Ja täpselt samamoodi ei saa ka maaelu edasi minna mitte kuidagi teisiti kui ettevõtlust soodustades. Ja see on nüüd minu arvates niisugune asi, millega tõesti nii nagu Rootsiski tegeletakse, eks täiesti teadlikult peaks ka meie riik tegelema, et kui meil toetused nüüd ära kaovad mingil ajal eurotoetused, siis selekteeruvad ka välja need, ehk siis kukuvad ära need kroonilised toetuste taotlejad, tunnen mitmeid, kes arvavad, et see on ettevõtlus, millega nad tegelevad, eks. Ja siis ilmneb, et see polegi ettevõtlus ja jäävad järgi päris ettevõtjad. Need, kes on tõesti hambad risti hommikust õhtuni tööd teinud, üritanud oma töötajatele palka maksta, üritanud oma firmat kasvatada ja vald ei saa väga palju tegelikult ära teha, mingil määral muidugi saab, eks. Kohalikul tasandil võib olla ka lihtsalt kaika kodaratesse viskajaid võib olla, eks ju, et see on ka võib-olla inimlik, aga see on asi, jah, millega tuleks teadlikult tegelda ja tõesti, jälle ma ei saa ikka rääkimata jätta riigimehelikkusest, eks, et iga väike inimene on riigimehelik, iga FIE peaks olema riigimehelik täna. Ehk siis, et kui me kõik maksaksime 10-20 eurot kuus rohkem maksu riigile, oleks meil juba mitu miljonit rohkem. Et me peaksime ka väikeste inimestena aru saama, kui palju tegelikult meie maksumoraalist sõltub. Et kui kas või maksumoraal veidigi paraneks, juba see oleks pikk samm edasi, eks ju, et meil maaelu ära ei hääbuks. On teil mõni hea retsept ka siis, kuidas nüüd selle reformiga niimoodi edasi minna? Et kuidas me jõuaksime selleni, et see, mida me teeme, et me tahaksime seda teha, et meil see juures silm säraks. Et ega hambad ristis ja vastu tahtmist tehes ei tule, ei saa maja ehitada, puid istutada, taga lapsi teha. Selleks peaks olema üks selline positiivne, ühe eesmärgi nägemine. Kes meile selle eesmärgi, kes meile selle positiivsuse annaks selle tahte minna ühiselt? Kui miski muu paneks liikuma, siis ei oleks ilmselt 500 000 välja käidud, eks. Ja nii on. Et nii kurvalt saame lõpetadagi, jah? No ilmselt küll, et vaadake, inimene on ju tegelikult suhteliselt mugav enamasti, eks. Ütleme laisk. Kui asjad toimivad, kui vald on hädas, siis ta otsib abi. Ja liitub vabatahtlikult. Kui ta hädas ei ole, siis ta tegelikult ei vaja seda, eks. Aga ilmselt sellest on hilja rääkida ka, et ma arvan, et meil ei ole nagu mõtet siin midagi praegu tagasi pöörata, aga üldse vaidlustama hakata, et sellega asjaga lihtsalt nüüd tuleb edasi minna. Mis mõttega siis sudida siin niisama, eks, et las nad siis nüüd ühinevad ära ja siis tuleks lihtsalt jälgida, et asjale jääks nagu nii-öelda see sisuline pool ikkagi, et tõesti me kõik töötaksime ühiselt selle nimel, kõigis valdades, et Eesti elu ikkagi edeneks, et siin ei ole muud kui soovida tarka otsustamist. Marina. Jah, et inimene oleks positiivne, ma arvan, kas me saame nüüd haldusreformi raames nüüd muuta meie inimesi positiivsemaks või anda mingisugune võti nendele, et kuidas nüüd järsku muutuda positiivsemaks, et kuidas õpetada inimest, et ta oleks pisku üle rõõmus ja tänulik ja ta ei kurdaks ja ta mõistaks, et kui sa vähese üle kurdad, siis sulle ei anta palju, et selle üle kurta, on ju. Nii et see on ikkagi selline võimekus positiivselt asjadele läheneda ja optimistlikult ja kui see inimestest on ära kadunud, siis on sellel mingi põhjus.
põhjus ja see muidugi tuleb ka jälle kaasa. Me ei saa kuidagi lahutada inimest sellest, kust ta tuleb ja kus ta on kasvanud ja kuidas ta on olnud ja kuidas teda on õpetatud maailma vaatama, on ju. Kas me õpetame oma lapsi positiivselt vaatama? Kas me õpetame täna oma pisikesi saarlasi nägema, et meil on värske õhk ja meil on värske vesi ja me saame ise kasvatada ja istutada ja oma toidu lauale muretseda ise oma aias. Ja kas me kõike seda õpetame? Kas me õpetame oma lastele neid praktilisi oskusi ja seda rõõmu? Kuidas me õpetame seda rõõmu? Me õpetame sellega, et me oleme ise rõõmsad, on ju? Et me ise oleme tänulikud. Et me peame lugu üksteisest ja et meil on seda kvaliteeti, on ju, millest me räägime, et sellest nii puudu on. See tuleb hakkab igast üksikust inimesest. Iga üksik inimene kasvab mingist keskkonnast, kus seda talle ette elatakse. Nii et kõik see saab sealt alguse. Eks? Kas reformi käigus, kas nüüd toimub meil selline kiire muutust selle tõttu, et me üheks vallaks läheme? Ei, sellepärast ma just tõingi välja selle, et me ei ole täna veel võib-olla sellise kvaliteediga, et me suudaksime säilitada seda riigimehelikkust, on ju, ja mõelda kogu terve Saaremaa peale, kui me seal Kuressaares oleme volikogu liikmed ja näiteks kõik Kuressaarest pärit, kelle juured küll on võib-olla kuskil Kõrkveres, eks. Aga nii, et ma ei ole pessimistlik, aga ma ei ole ka eufooriline, on ju, selle võimekuse suhtes, et see nii hakkab toimima. Ma olen küllaltki realistlik, ma arvan, et me peame ette elama seda optimismi, nii et kes me praegu oleme väikeste valdade volikogudes, me peame ette elama, et meil on normaalsed suhted, et me ei kakle, on ju, et me peame üksteisest lugu. Me peame ette elama seda meedia näiteks, et me toome positiivseid uudiseid, et kui meil on artikkel, väga ilus artikkel oli see, mis Saarte Hääles hiljuti toimus, väga meeldis. Ja eriti mulle meeldis seal see, et oli öeldud, et kui palju inimene peab seisma ise selle eest, see puudutas tervist, eks? Kui palju peab seisma selle eest, et ta oleks terve ja kui palju saavad arstid meid aidata. Aga mis oli pealkirjaks pandud? Kõigil ei ole positiivset geneetilist koodi, on ju, või midagi taolist. Pikaajalisus on ju. Oleks võin ju panna pealkirjaks selle, et meie inimesed teiste enesest oleneb teie tervis eelkõige ja siis arstist, keda me kogu aeg kritiseerime hommikust õhtuni, on ju. Nii et sealt tuleb see meie positiivne noot. Kui me toome selle positiivse välja, selle meie tugevuse välja, eks, ja me räägime pigem sellest kogu aeg, mitte sellest, mida meil ei ole, mida me ei saa. Ja mina leian, et väga ilus sõnavõtt, proua, teie poolt tõesti, teil on elukogemus. Me peame viima tasakaalu. Mina isiklikult väga toetan noori ja tahaks, et meil oleks rohkem ja rohkem noori tuleks. Aga me peame olema ka mõistlikud ja vanem generatsioon tasakaalustab seda noorte uljust, on ju? Mõistlikkus on oluline, mitte kasu ei ole oluline, vaid mõistlikkus on oluline. Küsite, mida me ei ole saanud Pöide vallas teha siiani, sest me oleme väike omavalitsus. Meil on täiesti välja arendamata turismi Ida-Saaremaal. Ja ma kutsuks veel, mitte ainult Leisi tegi ettepaneku meile Orissaarele, kutsuks veel Laimjala ja isegi Valjala kutsuks. Et me oleksime koos, me arendaksime neid valdkondi, mida me ei ole suutnud siiamaani arendada. Meil on väga head ametnikud, Pöide vallas on väga head ametnikud, aga nad on ülekoormatud lausa selle töökoormusega. Me ei saa rohkem teha, kui nende 8 tunni jooksul ja nende tööülesannetega, mis neile praegu on. Aga kui me tuleme kokku, siis ma usun, et see kompetentsi ühendamine, et see kasvaks meie võimekust, võib-olla mitte rahakotti kohe, eks. Ja selles mõttes olen ma väga positiivne ja loodan, et inimesed tulevad kaasa. Suurepärane. Kadri? Ei, mina ei ole ka negatiivne, et meil on näha, et teatud mõttes on revolutsiooniline olukord, et me samamoodi enam edasi ei saa, et me anname seda aru nii Tallinna külje all kui Saaremaal ja kõik need märgid, kas siis avaliku arvamuse ootus, kõik need 60 ühinemisläbirääkimiste protsessi üle Eesti, see, mida täna tehakse valitsuses ja Toompeal, nii et muutus tuleb ja kas see tuleb siis nüüd positiivne muutus või siis negatiivne muutus, see ongi meie endi kätes ja mina olen pigem ikkagi optimistlik, et tõesti ka samas realistlik, et mitte eufooriline, et see on kõige maailma kõige ägedam asi, mis sellest sünnib, aga selle asja sees olles ja sellele kaasa aidates siiski optimistlike ootustega. Ja Kristjan, üks mehe sõna selle reformi kohta lõpuks. No ma võtaks selle asja juba niimoodi kokku, et olles korra juba sisuliselt läbi teinud sellise Ida-Saaremaa valla loomise protsessi, siis ma loodan südamest, et seda korda ei jää asjad sõnadeks ja kui läheb otsustamiseks, siis ka midagi ära otsustatakse päriselt. Suurepärane ja enne kui me külalisi täname, siis teeks ühe väikse eksperimendi ka. Et teeme väikese hääletuse. Kes on 2 varianti? Üks Saaremaa, üks vald.
üks Saaremaa, üks vald ja siis teine variant on see, et mingi muu variant. Kas siis 1+1 või 1+3 või mis iganes. Nii, kes on selle poolt, et üks Saaremaa, üks vald? Palun tõstke käsi. Nii, noh, ei ole väga suurt kätemetsa. Aga nüüd siis see teine variant, et mõni muu variant. Kas 1+1 või 2+2 või? No selge. Noh, ma ei tea, kas me seda tänast esimest kokkusaamist siin Orissaares võime lugeda nüüd õnnestumiseks või mitte. See teie valik ehk siis kätemets küll päris seda ühte suurt Saaremaad meile ei ennusta, aga ennustamine ongi tegelikult väga halb ja tänamatu tegevus. Eks elu loksutab ka paljud asjad ise paika. Mul hea meel tänada meie tänase väikese vestlusringi külalisi. Marje Forsell, Leisi lapikoja omanik. Aplaus. Marina Treima, Pöide volikogu esimees. Kadri Tillemann, Saue vallavalitsuse Lääne-Harju ühinemisläbirääkimiste koordinaator ja sünnipärane saarlane. Ja Kristjan Kana, Lindvard OÜ juhataja, endine Orissaare volikogu esimees. Aitäh! Ja nagu te näete, tegelikult jätkuks juttu veel kauemaks, kui meie formaat ette näeb. Teema on kahtlemata põnev ja kui te seda nüüd koduteel või homme ülehomme ja lähikuudel edasi arutate, siis ma arvan, et meie tänane kokkusaamine on vähemalt osaliselt ka oma ülesande täitnud. Aitäh kõigile, kes täna ei pidanud paljuks jalavaeva siia Orissaare kultuurimajja, aitäh majarahvale, et te meid vastu võtsite ja kellele teema jätkuvalt huvi pakub, siis meie järgmine kokkusaamine on juba täpselt nädala pärast ja siis järgmine jälle nädala pärast ja kõige viimane Kuressaares, nii et arvestades tulevikku, te peate hakkama seda Kuressaare vahet ikka tihedamini sõitma, et harjutage siis juba ennast sellega. Aitäh ja ilusat õhtut!